Teate, täna ma plaanisin rääkida ühest teekonnast ja sisenemisest meie kutsumise sisse. Igaüks meist, igaüks, kes täna olete siin, igaüks omab elus kutset ja kindlat eesmärki. Kuigi sa vahel mõtled ja kõik inimesed ilmselt mõtlevad, et mis mu elu mõte on ja mis on see eesmärk ja kui sa oled noor, siis on kõik alles ees ja sa oled rõõmus ja energiline ja teed palju aga kui sa saad vanemaks, siis hakkad mõtlema rohkem oma elu üle järele, et milleks see elu on, et kas ikkagi äkki on midagi rohkemat, mida ma nagu tunnen seda, et ma olen millegi rohkema jaoks kutsutud kui see või see, milles ma praegu olen või mida ma teen. Ja kõigepealt ma tahaksin lugeda paar kirja kohta, mis annavad selle kindlustunde sulle, et Jumal on sind kutsunud, valinud ja nimepidi kutsunud sind. Ja ta armastab sind ja ta on plaaninud sinu elu juba siis, kui sind veel ei olnud. Kõik plaanid on paika pandud. Jesaja 49:1 ütleb, kuulge mind saared ja pange tähele, kauged rahvad. Issand on mind kutsunud ema ihust, alates mu ema üsast on ta nimetanud mu nime. Nii, ega ta seda ainult Jesajale ei öelnud. Ta mõtleb seda igale inimesele. See on sõnum igale inimesele, et ta on sind nimepidi kutsunud juba ema ihust. Edasi, Jesaja 43. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud. Sa võid iga päev endale seda öelda. Mina, Teresa, olen nimepidi kutsutud Jumala poolt. Sina oled nimepidi kutsutud Jumala poolt. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud. Sa oled minu päralt. Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga. Kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind. Kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind, sest mina olen Issand su Jumal, Iisraeli püha, su päästja ja nii edasi. See on võimas tõotus, see on võimas julgustus, mis Jumal on andnud. Nii et me oleme teekonnal ja Jumal on kutsunud sind ja sina oled tema kutsele vastanud ja ta on kujundanud sind juba ema ihus. Kujuta pilti, kui võimas asi on see, mida Jumal on nagu teinud või plaaninud. Ja me oleme kuulnud räägitavad elukaarest, eks ole, elukaar, inimene sünnib ja see elu, maine elu, mida ta läbib kuni surmani, seda nimetatakse elukaareks. Aga sellele samale elukaarele Jumal on pannud ühe hetke või mitu hetke, kus sa kuulsid tema kutset. Võib-olla sa kuulsid lapsepõlvest tema kutset, võib-olla noorena sa ei osanud seda seletada, et see oli tema, kes sind kutsus. Aga ühel hetkel sa vastasid tema kutsele. Ja selleks, et sa saaksid taas ühendatud tema vaimuga. Me teame, et inimene on lahutatud, inimese vaim on lahutatud Jumalast alates Aadama langemisest. Aga tema vaim saab taas ühendatud Jumalaga, kui ta sünnib uuesti. Piibel nimetabki seda uuesti sünniks. See on taas ühinemine Jumala vaimuga. Ja mõnikord on nii, et sa loed päästepalve ja inimese meeled võib-olla ei tunneta seda. Aga päästepalve on tegelikult usutunnistus ja midagi toimub sinuga, et sinu vaim saab taas ühendatud Jumalaga. Ja teekond on alanud. Ja tegelikult kohe, kui sa sündisid, Jumal on pannud sinu sisse ühe sellise ressursi. Ja see on samamoodi väikene alguses, nagu see laps, kes ema ihus moodustub, üks tombukene ja ka temast moodustub inimene ja siis ta sünnib ja siis ta hakkab kasvama, aga alguses oli see väga väike, mitte midagi. Seal oli seeme ja munarakk. Ja samamoodi on selle eluga ja selle võimekusega ja selle vaimse ressursiga, mis Jumal on kohe sündides sinu sisse pannud. Ja see hakkab kasvama ja arenema, kui su vaim saab taas ühendatud Jumalaga.
ja see hakkab tasapisi kasvama. Sest kui Jumal on sind kutsunud, siis on ta andnud sulle ka võimekuse ja kõik ressursid, mida sa vajad selle kutsumise täitumiseks ükskord. Ja sellel kutsumisel on ka täius olemas. Sa liigud kutsumise täiusesse. Sa juba liigud oma kutsumises, aga ta ei ole veel oma täiuses. Ja see on võrreldav sellega, et kui laps läheb lasteaeda ja siis ta läheb kooli ja siis ta läheb ülikooli ja ta omandab midagi. Ja seda kõike, mida ta omandab, on vaja tema kutsumise täiuseks. Aga ta juba on oma kutsumises, eks ole, ta areneb seal. Niisiis, et Jumal teeb tegelikult mitte millestki midagi. Ja sellepärast on nii huvitav see jälgida seda, kuidas asjad hakkavad toimuma, kui sa käid Jumalaga koos, eks ole. Ja see on tõeliselt lahe ja äge teekond. Ma võin anda teile tunnistust, et see ei ole igav teekond. Mõnikord öeldakse, et tead, usklik elu on igav, ta ei tohi seda teha, ta ei tohi siis pidutseda, ta ei tohi seal veini juua ja ta ei tohi seda ja kõik, mis ei tohi, tead, eks ole. See on nagu nõme, natukene nõme. Saad aru, sest see vabadus, mis Jumal on andnud sellele inimesele, kes on vaimus uuesti sündinud, see on vabaduste vabadus, see ei piira sind, see on vastupidi, see vabastab sind orjuse ahelatest ja toob sind tõelisesse vabadusse, sest ainult seal, kus on Jumala vaim, seal on vabadus. Vaenlane petab meid vale vabadusega ja tegelikult ta orjastab meid. Vaenlane on see, kes ütleb, et Jumal orjastab, aga vaenlane ise orjastab meid. Ja kui me vastame Jumala kutsele, siis midagi paremat elus olla ei saagi. Sa oled vastanud Jumala kutsele, sa oled saanud päästetud, sa oled uuesti sündinud. Ja tõesti, ma ei tea, kui paljud teist võiksid anda tunnistusi, ridamisi, kui palju neid tunnistusi, mis räägivad sellest, kui põnev on see teekond. Ma ju näen praegu, kuidas Jumal vastab palvetele, mida sai palutud 30 aastat tagasi. Ja mõni asi võtab kauem aega, aga see on nii täiuslik, kui see valmis on. See on nii täiuslik, see on hea kõigile. See purustab ahelad, see pühib ära valu, pisarad, see eemaldab kibeduse ja mure. Lihtsalt kõik on järsku korras. Üks hetk ja kõik on nagu, kõik, mis Jumal teeb, see on hästi tehtud. See on hästi tehtud. Ka piiblis me ei näe ühtegi tegelast, kes oleks kohe oma kutsumise sisse astunud. Me teame seda, mida Jumal Jeremiale ütles, kui ta oli noor, 17-aastane. Me teame, mida Jumal 17-aastasele Taavetile ütles Joosepile. Nad olid noored, nad olid nooremad kui meie siin praegu. Ja Jumal juba profeteeris, juba ütles, ma olen sind kutsunud rahvaste jaoks. Ma olen sind kutsunud olema suu. Ja muidugi noor inimene näeb kohe suuri rahvahulki enda ümber ja kohe hakkab innuga tegutsema ja loomulikult noor energia ja nii edasi tahab tegutseda. Aga siin ongi, see on ka normaalne, sest nii on kõik teinud, kõik need Jumala mehed on teinud niimoodi, et oma suure hurraaga on nad hakanud Jumala plaani ellu viima ja on kohe esimene asi on läbikukkumine loomulikult. Ja sellepärast on meil vaja vanemat põlvkonda, meil on vaja isasid, emasid, kes aitavad kasvada, kes õpetavad noori, et kõik ei ole alati nii roosiline, nagu see algab, ja õpetavad valmis olema ka teistsugusteks asjadeks, mis on raskemad, aga teisiti ei ole võimalik valmistada inimesi, kes ei ole kergekaalulised, vaid kes on võimelised kandma midagi, mida nende kutsumine neile on lubanud. Ja täna ma tahan kasutada Joosepi näidet. Ma olen seda siin koguduses rääkinud varem. Ma vaatasin, et 2016, kuidas aastad lendavad? Ma olen sellel teemal rääkinud 2016. Ja mul on selline teadmine, et ma pean uuesti seda rääkima, sest see on kogu aeg vajalik ja aktuaalne. Kõigepealt, nagu te aru saite juba, et Jumal on kohe tema identiteedi sinusse pannud. Aga see identiteet, nagu sa oma kutsele vastad, nii ka sa hakkad seda identiteeti arendama pühavaimu abiga. Ja tänapäeva noored on identiteedikriisis. Ja igalt poolt tuleb infot nii palju,
ja noor inimene võib selle valeinfo mõjul hakata mingit võõrast identiteeti endast kujundama. Aga temas on midagi naturaalset, mida Jumal on pannud ja selleks on meie kui Kristuse ihu olemasolu väga oluline maa peal, et me aitame inimesi leida oma identiteet, mille Jumal on neile andnud ja kasvada selles ja arendada seda. Niisiis, Jumal on juba määranud sinu isiksuse ja identiteedi ja see kindlasti ei sõltu sinu tublidusest, sinu saavutustest. Ma ei räägi seda, et me ei peaks saavutama ja arendama, me peame arendama, me peame õppima, me peame arenema koos Jumalaga, aga see ei ole see, mis sind Jumalas vääriliseks teeb. Sa oled vääriline ja väga kallihinnaline Jumala ees just sellisena, nagu sa oled, läbi selle, mida Jeesus tegi. Ilma, et sa midagi tegema peaksid, ilma, et sa peaksid tubli olema, just sellisena, nagu sa oled kallihinnaline ja sellest piisab. Et alati meeles pidada seda, et kui Jumal oma poegagi ei säästnud, et sind päästa, kui palju enam ta ei peaks sulle annetama kõike muud, mida sa vajad. Ja sa ei pea seda saavutama oma tegudega. See tähendab aga seda, et kõik, mida sa teed lähtuvalt osadusest Jumalaga, lähtuvalt sellest, mida tema juhib parasjagu sind tegema. See tähendab osadust püha vaimuga, osadust Jumalaga, see on kõige tähtsam, mida kogudus vajab, käia koos Jumalaga. Niisiis, huvitav reis on alanud, jah? Sina oled teekonnal, ma ei tea, kas sa oled alguses, keskel või lõpus, pole tähtis. Aga võib-olla mõned asjad täituvad sinust järgmises põlvkonnas ja sa täidad oma väga olulist rolli just selles põlvkondade ahelas, ka nii võib olla, eks ole. Niisiis, igaüks teist teab, mida teil on profeteeritud. Kas teil on profeteeritud midagi? Tõstke käed. Peaaegu kõik. Peaaegu kõik. Ja tegelikult ka need, kes ei tõstnud käsi, ma tean, et ka teile Jumal on rääkinud. Te lihtsalt veel kahtlete, ei ole kindlad. Aga mida suurem on tõotus, võib-olla teil on suuri asju tõotatud, aga seda on raske uskuda, sest sa vaatad oma enda peale, et võib-olla see prohvet eksis, sest kui ma nüüd enda peale vaatan, siis see lihtsalt ei ole võimalik, et Jumal kunagi mind kasutama selleks hakkab. Ja siis see ongi see, miks sa siis kahtled võib-olla või kõhkled ja oled tagasihoidlik. Aga mida suurem on tõotus või kutsumine, seda suurem ja pikem on treeninguaeg, sest kutsumine vajab ju teatud võimekust, teatud vastutuseks, milleks sa hetkel ilmselt enda peale vaadates, et mina küll selleks nüüd võimeline ei ole. Sest need on liiga suured ja liiga head asjad, mida Jumal on sulle öelnud. See on liiga ilus, et olla tõsi, võib niimoodi öelda. Aga teate, need asjad hakkavad juhtuma su elus. Ja minu elu on täis tunnistusi, mida ma võin öelda, et jah, see tõesti juhtus, et kuidas see küll võimalik oli. Vau! Isegi inimene, keda ma nägin kunagi nooruses, ütles mulle, et sa oled muutunud, ta ei tundnud mind kohe ära. Ja sest need inimesed on ju tihtipeale ka ikka samas kohas, kus nad siis olid, aga sina oled edasi läinud ja see on ka põhjus, miks nad sind ära ei tunne. Ja see on ka kindlasti, et sinus on Jumal teinud ühte võimsat transformatsiooni ja sa välimus isegi muutub. Niisiis, sa oled teinud väga hea valiku, et sa oled vastanud Jeesuse kutsele. Sa oled väga hea valiku teinud, et sa oled siin ja teate, Jumal kutsub kõiki, aga ta ei vali kõiki. Miks ta ei vali kõiki? Jeesus ise ütles, et paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Ta valib need, kes vastavad ta kutsele. Ja ma kutsun kõiki vastama tema kutsele. Ja vastates tema kutsele ei tähenda ainult vastamist tema päästekutsele, vaid kui sa juba oled päästetud ja juba oled teekonnal, ka siis ta kutsub sind teatud ajahetkedel, teatud eluetappidel, et nüüd Kaire lähme edasi, nüüd Ulvi lähme edasi, nüüd Ahto lähme edasi. Mul on üks uus kutse sinu jaoks. Varem ma ei kutsunud sind selle kutsega, aga nüüd on üks uus asi ja ma kutsun sind. Nüüd on üks uus asi, Kristjan, sinu jaoks. Ja Jumal saab valida sind, kui sa vastad selle kutsele.
ta on sind valinud, aga ta ei suru peale. Vot see on üks väga huvitav asi. Niisiis, täna ma kasutan, nagu ma ka mainisin, näitena Joosepi elu. Ja vaatame korraks enne seda aja väärtuse peale. Me räägime ajast, mis on väärtuslik. Mõni ütleb, et oi, kui saaks aega osta, aega lunastada, aga teate, Piiblis on see öeldud, et te saate lunastada aega. Efesose kirjas inglise keeles on öeldud, et lunastada, eesti keeles on pidage aega kalliks, sest aeg on kallis. Kui me oleme Jumalaga koos, siis meil on seda väga palju lihtsam teha kui ilma Jumalata. Hinnata aega, mis meie kätte on antud, et see on üks huvitav aeg, et mida vanemaks me saame, seda paremini me mõistame, kui tähtis on aeg, eks ole. Andku Jumal, see on minu palve, andku Jumal meile tarkust aegade äratundmiseks ja õigeks kasutamiseks. Oma ihus elades, sellel ajal, kui sa sündisid, kuni sinu surmani, on tegelikult, me elame ühes valikutsoonis. Me saame selles valikutsoonis teha oma otsuseid. Väljaspool seda me enam otsust teha ei saa. Kui sa oled oma ihus, sa saad teha päästeotsuse oma igaviku kasuks, eks ole. Ja kui me nüüd oleme otsustanud, kui sa otsustad Jumalale vastata, siis kutse vastu võtta, siis tavaliselt, maailmas on niimoodi, et kui sa midagi otsustad, siis sa ka vastutad. Või siis võib öelda niimoodi, et kui sinult oodatakse vastutust, siis sul peab olema ka õigus otsustada, eks ole, või see otsust, need on omavahel seotud. Sa otsustad ja see toob kaasa ka vastutuse. Ja samamoodi on ka, et sa otsustad järgida Jumalat ja nüüd järgneb sellele ka vastutus. See ei ole niisama kristlaseks saamine, eks ole, et sa tulid Jumala juurde aga seal on midagi erilist ja see ongi see, mis teeb elu põnevaks. See ei ole igav. Ja Jumal ei nõua vastutust selle koha pealt, mida ta sulle ei ole andnud või mida ta ei ole sulle ilmutanud või milleks sa võimeline pole, siis ta ei nõua seda vastutust. Aga ma võin sulle kindlalt öelda, et kui me käime koos Jumalaga, siis me ei pea kartma mingit vastutust, sest just see, mis sulle on antud, täpselt sama palju sa ka vastutad, mitte rohkem. Kui sa kanda jõuad, selle kohta öeldakse, et Jumal ei pane sinu peale kunagi midagi rohkem, kui sa kanda jõuad. Ja meie asi on lihtsalt liikuda edasi koos Jumalaga, areneda temaga ja mitte paigal tammuda. Me ei ole kristlased, kes tahavad paigal tammuda. Me ei taha olla need, kes kasutavad kogu aeg neid vanu meetodeid ja ega tegelikult need enam ei tööta. Me peame edasi minema koos Jumalaga, on uued asjad, on uus varustus ja nii edasi. Niisiis, elu teel on etapid. Ja ma räägin nüüd nendest etappidest, milles Joosep läbi läks. Ja kuhu ta lõpuks jõudis? Milline oli tema riietus? Kes mäletab, milline oli see tema kõige esimene rüü? Esimene riietus. Kirjukuub oli tema esimene rüü. Kui me temast loeme Piiblis, siis kogu selle elu jooksul ta kandis 4 rüüd. Viimane rüü oli valitsusrüü. Esimene rüü oli soosingurüü. Teine rüü oli alanduse rüü, 3. rüü oli vangirüü ja siis tuli valitsusrüü. Huvitav, väga huvitav teekond, väga huvitavad etapid on meie elus, eks ole. Nii et te juba teate, et kirjukuub on soosingurüü. See on soosingurüü ja miks ta selle kirjukuue sai? Sellepärast, et ta oli oma isa 11. poeg ja ta oli tema lemmik. Ja ta oli hea laps. Ja ta koputas ja kaebas kõik, mis vennad paha tegid, kaebas oma isale ära. Ta oli pai laps. Ja isa tegi talle kirjukuue. See oli soosingurüü. See tegi vennad veel kadedamaks. Sest see kirjukuub ei olnud ainult kirju, vaid see oli tikitud kaunitest pärlitest ja see oli tõeline meistritöö. Ja vennad vihkasid teda. Ja loomulikult see poiss siis kannatas ikkagi ka, sest ta ju oli enda arust hea laps ja vennad vihkasid teda. Ja nüüd ta tahtis ikkagi tunnustatud olla ka seal peres,
ka vendade poolt. Ja ühel päeval ta nägi unenäo. Ma kohe loen piiblist seda kohta. Ja see unenägu näitas talle, et ta saab olema kord oma vendadest üle. Ja tema muidugi läks kohe välja lobisema seda kadedatele vendadele, kes niigi teda vihkasid. Ja see tegi vennad veel vihasemaks. Sest nad ütlesid kohe, et mis sa poisi klutt siin õige endast arvad, et hakkad meie üle valitsema või? Katsumused hakkasid kohe peale. Aga nii kaua, kui tal oli see isa soosingurüü seljas, oli ta kaitstud, hoitud, elu oli ilus. See soosingurüü on sinu elu, nii-öelda sinu kutsumise esimene rüü, millest sa pole mingit hinda üldse maksnud. Seal on see võidmine olemas. Aga see esimene rüü on vaid eelmaitse sinu kutsumisest, mis sind ees ootab. Ja ma võin ühe näite tuua oma elust. Kui ma sain päästetud, ma olin ka maailmas laulsin bändides aga siis ma sain päästetud ja ma hakkasin Jumalale laulma. Ja teate, seal oli tohutu võidmine oli, niisugune soosing oli. Ma kogesin sellist soosingut, igal pool olid uksed avatud ja kutsuti laulma igale poole ja kui ma ülistasin, siis inimesed said terveks ja mina ei teadnud midagi. Aga ma hakkasin mõtlema, ma olen soositud, vaata. Ma ei olnud ise hinda maksnud, ma olin just saanud päästetud. Aga seal oli selline võidmine ja mul oli võimalus käia suurte jumalameestega mööda Venemaad ja mööda Indist, Nõukogude Liidu vabariike ja seal oli soosing. See oli soosingurüü. Ja see oli eelmaitse ja Jumal näitas palju asju, aga ükskord lõppes see ära. See võeti mul ära ja kui ma nüüd seda Joosepi lugu loen ja vaatan enda elu peale tagasi, siis mu selga pandi alanduse rüü. Vau, nüüd on kõik läbi või? Ma ei võrdle ennast Joosepiga, aga ma räägin printsiipidest, eks ole. See on ükskõik, milline kutse sinul on. Ja hakkame siis lugema seda. Sul võib ükskõik milline kutse olla. Ja see ei kao mitte kuhugi, see on seal. Aga Jumal tahab sellest midagi veel väga ilusamat teha. Nõnda, et sa enam ei sõltu inimeste kiitusest ja tunnustusest ja sa enam ei hooli sellest, et vau, sinu teenistuse peale juhtus see asi. Vaata, kui tubli ma olen. Mul on and. Läbi minu toimus see asi, mina. Aga siis toimub midagi sinu elus, kus pärast seda, kui sa sellest läbi lähed, sa enam ei ütle mina, vaid sa saad aru tema. Vau. Ja nii, loeme siis. Jaksate? Need on Jaakobi suguvõsa lood. Siis 1. Moosese 37, ma loen teisest salmist. Ma ei loe kõike, aga ma võtan noppeid järgmistest peatükkidest 39, 40, 41 mõningad kirjakohad. Ja nendes mõnes peatükis on kogu Joosepi need eluetapid ja need rüüd, mida ta kandis ja lõpuks see, kuidas ta ülendati hetkel, mil ta enam ei oodanudki, see enam ei olnud huvitav ta jaoks, sest et oli palju olulisemaid asju, mis tema jaoks juba, et kui saaks nüüd selle võidu kätte. Ta õppis tundma Jumalat ja see on see, miks meil on vaja käia läbi olukordadest. Need on Jaakobi suguvõsa lood, kui Joosep oli 17-aastane. No kujutate, milline on 17-aastane teismeline, tänapäeva teismelist, kujutad see ette noort inimest. Siis ta oli koos oma vendadega lammaste ja kitsede karjane. Tema oli abilisena oma isa naiste Billa ja Silpa poegade juures ja Joosep kandis ette nende halva kuulsuse. Iisrael, siis Jaakob, kes enne oli Jaakob, eks ju, Iisrael armastas Joosepit enam kui kõiki oma poegi, sest ta oli tema vana ea poeg ja ta tegi temale kirju kuue, millest me just rääkisime, soosingurüü. Kui ta vennad nägid, et nende isa armastas teda enam kui kõiki tema vendi, siis nad vihkasid teda ega suutnud rääkida temaga sõbralikult. Kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele. Seejärel hakkasid vennad teda veel rohkem vihkama. Ta nimelt ütles,
no laps, 17-aastane, loomulikult ta tahtis ju olla keegi, ta tahtis midagi, ta ei tahtnud, et ta vennad teda vihkavad ja teda kiusavad kogu aeg, eks ole. Ja ta hakkas siis rääkima neile oma unenäost. Kuulge ometi unenägu, mida ma unes nägin. Ja vaadake, me olime väljal vihke sidumas ja ennäe, minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma. Aga vaata, teised vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees. Ja siis vennad ütlesid temale, kas sina tahad saada meile kuningaks? Nad panid täppi muide. Temast saigi kuningas. See on see, mida vaenlane kartis. Ma mäletan, kui ma väike olin, praegu tuli meelde, ise mõtlen, miks nad kiusasid? Ma olin ju tavaline laps, aga kui ma läksin millegipärast seal koolikiusajad, tüdrukud olid siis ka olemas, et Madonna fufu. Ma ei tea, miks nad ütlevad väiksele tüdrukule Madonna fufu. Ma ei olnud mingi Madonna ja ma ei ole fufu ka, aga võib-olla üks kuninga tütar oli seal sirgumas ja vaenlasele see ei meeldi ja siis et kui te lapsed või te kogete kooli kiusamist ja teile midagi sellist on öeldud, siis mõtle selle peale, et see ongi vastupidi. Saad aru, et tegelikult nad narrivad seda, mis sinust tegelikult saab. See võib olla nii, eks ole. Nii, kas sa tahad meile saada kuningaks ja hakata meie üle valitsema? Appi kui täppi nad panid. Ja nad vihkasid teda veelgi enam tema unenägude ja kõnede pärast. Ja ta nägi veel teise unenäo. Jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo ja ei näe, päike, kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Nad võiks öelda, milline suuruse hullustus, eks ole. Kui on lihalik mõtteviis, siis sa näedki inimeses, keda Jumal kasutab, näed suuruse hullustust. Et ei tea, mida ta küll endast õige mõtleb, kes ta niisugune on. Ma tean, et lihalikud kristlased mõtlevadki nii, kes on kadedad. Ja et see kõlab küll suuruse hullustusena, et isegi päike ja kuu, no kuule tead, eks ja see on edasi. Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis isegi isa sõitles teda ning ütles temale, no mis unenägu see küll on, mis sa nägid. Kas mina ja su ema ja su vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama? Muide ka Jaakob läks ju lõpuks Egiptusesse, kui Joosep oli juba Vaaro paremal käel ja ta kummardaski teda. Nii ongi, eks. Aga vaata, mida Joosep pidi läbima enne, kui taluda ja suuta kanda seda, et inimesed teda kummardasid. Sest tuleb aeg, kus inimesed hakkab sind austama hakkavad. Tuleb aeg, kallis vend ja õde, kus inimesed tulevad sinu juurde, sest see Jumala kuningriigi vägi, mis sinus asub, see on nagu magnet, see tõmbab. Ja kas sa oled valmis nende kummardust taluma või lähed suhkeks? Sest nad tulevad, sa ei saa seda vältida. Või kui sa laulad laval või jutlustad laval, siis inimesed vaatavad sinu peale. Inimene on alati inimene. Temal on kalduvus kinnistada oma silmad inimese peale ja kummardada. Nii et sa pead olema surnud sellele kummardamisele ja surnud ka kriitikale ja halvustamisele. See on see eesmärk, mida Jumal teeb sinuga, mida ta tegi Joosepiga. Meie Kristuse ihuna peame olema juurdunud Kristusesse ja olema valmis alandusteks ja ka ülendusteks, ilma et see meie ego kuidagi, meie ego on surnud ristil nagunii. Ja ta vennad said tema peale kadedaks, aga ta isa pidas meeles selle loo. Ja edasi ma ei loe kogu peatükki, aga siin peatükis ta räägib, et vennad olid siis karja hoidmas ja isa ütles siis Joosepile, et mine vaata, kuidas neil läheb seal, eks ju. Ja Joosep siis jõudis, leidis oma vennad ja vennad nägid teda kaugelt. Ja kui ta jõudis nende juurde, võtsid nad õelalt nõuks teda tappa. Nii. Ütleb, näe, sealt see unenägude sepitseja tuleb. Tulgem nüüd, tapkem ta ära, visakem ta mõnda kaevu ja öelgem, et kuri loom sõi tema ära. Siis saame näha, mis ta unenäod tähendavad. Ja Jumal vaatab seda kõike ja need on 12 Jaakobi poega. Nendest saavad 12 Iisraeli suguharu.
Vau! Kaabakad, kurjategijad ju. Eks ole? Aga kas Jumalat see segab või? Ei sega, ta kasutab kõike. Noh, see on kummaline aga mulle meeldib selline Jumal, tead. Ta on ettearvamatu. Aga tead, kui sa käid koos temaga ja oled ühendatud tema vaimuga, siis kunagi sa ei pettu, sa ei imesta, sa ei üllatu. Sa tead, et Jumal ongi nii, et üks päev ta ütleb oma armeele, et nüüd riisu seda, aga teine päev ta ütleb sama armeele, et jäta nüüd see riisumata. Mis loogika siin on siis? Aga Jumal ongi selline, tema teab asju. Miks? Täna peab tegema nii, homme peab selle sama asja puhul tegema hoopis teistmoodi. Ja see on see, miks kogudus peab õppima kuulma Jumala häält. Miks on vaja prohvetlikku häält, sest muidu me tõlgendame kõike, mis maailmas toimub täiesti valesti. Paljud peavad Iisraeli agressoriks, kuna nad tegid kahjutuks Iraani tuumarajatised, aga nad jätavad tänamata selle, et aga Jumal andis meile armuaega, päästis, lükkas edasi tuumasõja, lükkas edasi hävingu. Selleks, et meie võiksime tõusta, et Iisrael võiks tõusta ja tunda ära oma messia. Kus see tänu jääb? Ja see on sellepärast, et ei tunta Jumalat. Ei teata tema strateegiaid. Ja vaadatakse valesti asjade peale. Agressor. Mis need vennad olid? Ka agressorid ju. Eks ole, mis nad tegid siin? Terroristid, jah? Saad aru, see on ju kohutav, mis plaanid siin kõik olid. Ja kuidas Jumal selle kõik pöörab ümber ühe inimese pärast, kelle kaudu ta päästis need samad agressorid, need samad kurjategijad vennad ja nende rahva. Tänu sellel on täna Iisraeli rahvas olemas. Et Joosep, see noor poiss, alustas, tegi läbi need eluetapid. See käib sinu kohta, pane tähele. See käib igaühe kohta, kes kuulavad sotsiaalmeedias seda sõnumit. Edasi vaata. Aga oli üks vend, kes halastas ja ta tahtis päästa, see oli Ruuben, kes tahtis päästa Joosepit siis vendade käest ja ütlem, ärge võtkem temalt hinge, ärge valage verd, visake te lihtsalt siia kõrbes olevasse kaevu, aga ärge pange kätt tema külge. Sest tema plaan oli ta siis päästa sealt ja isa juurde tagasi saata. Ka hea plaan, eks ju. Aga samamoodi Jumala plaan oli ju ikkagi teine. Tema tahtis inimlikult, et päästab ta elu, mis oli hea, eks ju. Ja täpselt, Jumal, aita meid aru saada sinu asjadest. Ja siis Joosep tuli oma vendade juurde ja nad kiskusid Joosepil soosingu kuub võeti nüüd ära. Kirjukuub võeti kurjade inimeste poolt ära, halbade inimeste poolt ära, kadedate poolt ära, võeti see soosingu kuub. Aga Jumal lubas seda. Meie eludes on olnud niimoodi ilmselt ka paljudel. Ja viskasid ta kaevu, aga kaev oli tühi ja selles ei olnud vett. Nii, jätame siit natuke vahele. Ja siis need vennad plaavivad, et näed, seal tuleb ismailiitide voor. Ismailiidid, moslemid vist siis, tuleviku moslemid, eks ju. Et müüme ära ta venna, müüme ta orjaks, oma venna orjaks, et ärme teda tapame siis ja ta on ikka meie lihane vend, Jumal tegi südames siis tööd neil. Ja nad müüsid, tõmbasid need Midjani mehed Joosepi kaevust välja ja müüsid 20 hõbetüki eest ismailiitidele ja need viisid Joosep Egiptusesse. Nüüd kujuta ette, mida ta seal kaevus võis tunda. Jumal näitas talle unenägusid. Kas mõnikord on su elus niimoodi, et ongi sealt augus, Redelit kuidagi välja ei saa. Mis saab? Aga Jumal näitas unena, kõik tundub nagu vale olevat. Kõik, et kuule, ma vist kuulsin valesti Jumalalt või äkki mul on mingi suuruse hullustus oli peal või mingid ajupeegeldused lihtsalt, nägin unenäo, eks ju. Igasuguseid mõtteid, kui temal oli, siis on sinul ka, on minul, kõigil on. On elus aegu, kus sa oled augus. Ta ei olnud seal õnneks kaua. Aga Jumal saadab kellegi ükskõik kelle, kas või ismailiidid, need ei olnud Jumala rahvas, aga kellegi maailma inimese, kes aitab sind välja olukorras. Tal on ükskõik, keda ta kasutab sinu abistamiseks. Kui sul on häda käes, ära põlga ära abi. Jumal saadab sulle abi, ükskõik, kes see on, kes sulle abi saadab. Jumal kasutab kõike, ta on suveräänne Jumal. Ja edasi nad viisid ta Egiptusesse. Sealt me siis
nüüd tuleb see teine rüü mängu. Soosingurüü on ära võetud, vahepeal ta on mitte keegi. Tal ei ole seda vana enam, uut ka veel ei ole. Mis saab? On selline periood meie elus ka, et sa oled mitte keegi, eks ju? Tunned ennast vähemalt mitte kellegina. Keegi ei taha sind, keegi ei märka sind, and sul on, mõni veel süüdistab, miks sa oma andi ei kasuta? Jumal on sulle anni anda, tule meile laulma sinna, tead, eks ju. Ja sa tunned, et sa ei ole see koht, ei ole see aeg, sa oled augus, sa ei saa laulda enam nii, nagu enne oli, sul pole enam seda soosingurüüd. Ükskõik, see oli lihtsalt näide, eks ju. Ja vennad tegid siis, nad kastsid selle Joosepi soosingu 6 tapetud siku verre ja viisid isale ja näitasid, et näed, su poeg on surnud. Nii, Jaakob teadis nüüd, et ta poeg on surnud. Aga poeg samal ajal viiakse Egiptusesse. Nüüd aga Jumala soosing on ikkagi tema üle, mis ei sõltu inimestest enam. Ja peame seda meeles, ükskõik kus sa oled, mäe tipus või augus, Jumal on alati sinuga. Ta on alati sinuga, tal on abi on teel, kogu aeg on abi on teel, ta ei jäta sind mitte kuskile. Ta on kogu aeg sinuga. Ja niisiis ta viidi Potifarile Egiptusesse, Vaarao hoovkondlasele, kes oli Vaarao ihukaitse pealik. Nii, jätame selle ühe peatüki vahele, mis ei räägi siin otseselt Joosepist. Ja nüüd Joosep taipas, sai aru, et Jumal on temaga ja Jumal on teda päästnud ja tuletas jälle meelde kõike seda, mida Jumal rääkis. Ja Joosep oli Joosep. Tal oli teatud kvaliteet, mida märkas ka Potifar. Ja siin on kirjutatud nii, et Issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad läksid korda. Ta elas oma isanda egiptlase kojas ja isand Potifar nägi seda ja Joosep leidis armu tema silmis ning ta teenis teda ja ta pani tema oma koja üle. Tal oli nüüd teine rüü seljas, see ei olnud enam orjarüü, see oli teenijarüü ja ta tõsteti selle koja üle, sest ta oli usaldusväärne. Ta oli ustav ka hädas ja ta lootis Jumala peale. Ja Jumal ülendas teda. Aga see ei olnud veel kõik, eks ole. Siis me loeme edasi, et need kiusatused jätkusid. Kuna ta oli kena noormees, siis Potifari naine, kes oli võrgutaja, kes oli amoraalne naine, hakkas teda seal võrgutama ja tahtis, et Joosep magaks temaga. Aga Joosep keeldus sellest. Kindlasti oli ta kiusatud, sest et kuidas nad siis sinna kokku said, kuidas ta selle 6 sealt ära rebis, nad ikka kuidagi olid seal lähedal. Et iga noor mees on kiusatud, kui on ilusa naisega tegemist. Aga ta põgenes sealt. Aga see naine oli väga vihane ja väga halb. Ta esitas valesüüdistuse Joosepi kohta ja kaebas Potifarile, et Joosep tahtis teda vägistada ja näed, ta rebis tema 6, siin on kuup tõenduseks. Ja Joosepi katsumused siis jätkusid. Süütult, täiesti süütult. Süüdistati asjas, mida ta ei teinud. Aga tõendid olid, ma ei tea, kas su elus on olnud selliseid asju või saab veel olema, ma ei tea, aga võtame sellest õppust. Ta viidi vangi, tema üle mõisteti kohut, ta viidi vangi. Ja nüüd oli see 3. rüü, vangirüü, ta on vanglas. Aga ka seal ta leiab seesama kvaliteet, seesama Jumal, kes temas elab. Paistis silma. Ja ta pandi ülemaks ja ma loen sellest siin. Joosep isand siis Potifar võttis ja pani ta vangihoonesse sinna paika, kus kunagi kuninga vange kinni peeti. Siis oli ta seal vangihoones. Aga issand oli Joosepiga ja pööras tema poole oma helduse ning tegi, et ta sai vangihoone ülema soosikuks. Täna lauldi laulu, et sina Jumal pöörad kõik kurja plaanid heaks. Nii et Jumal pööras kurja plaani heaks. Küll olid head laulud täna. Vau! Et see on super, et te teadsite, mis teemast ka juttu tuleb ja te kõik panite täpselt nii. See on ühine teenistus. See on super hea. Sest tead, kui hea on, kui ülistus on avanud tee ja õige sõnum ja õige laul on läinud ees. Ja siis see on siuke terviklikkus. See on terviklik teenistus. Terviklik teenistus, vapustav, halleluuja.
nüüd on ta siis seal ja te teate, kuidas tal seal vanglas läks. Aga see and oli seal ikkagi, ta oskas seletada unenägusid. Jumal näitas talle prohvetlikke unenägusid. Ja ta seletas ka vangidele nende unenäod ja seal olid vanglas ka kuninga joogikallaja ja pagari ülem ja nad nägid unenäo ja nad rääkisid sellest Joosepile ja Joosep seletas ära, mida need unenäod tähendavad. Ja kui siis te teate, et üks neist siis ikkagi poodi üles, pagari ülem, aga joogikallaja sai armu ja Joosepi unenäo ennustused täitusid. Ja kui siis nad läksid välja sealt vanglast, Joosep ütles veel neile nii, et kui te nüüd lähete välja ja saate vabaks Vaara juurde, siis rääkige minustki, sest ma istun siin süütult. Nii. Ja ikkagi oli siin üks moment, kus Joosep veel lootis inimeste peale. Et kindlasti keegi peab ju teada ometigi saama, et ma istun siin süütult, aga millegipärast Jumal lubas seda, et veel 2 aastat ta pidi. Need tegelased unustasid ära ju, see joogikallaja siis õigemini, sest teine poodi üles. Unustas ära, aga siis aeg sai täis, on etapid elus, eks ole. Jumal näitas Vaaraole unenäo. Miks ta varem seda ei näidanud? Miks ta just 2 aasta pärast näitas? Aga sellepärast mina usun, et Joosepi karakteris pidid veel mingid viimased momendid saama lihvitud, sest Jumal ju teadis, et Joosep hakkab valitsema, eks ole. Võib-olla Jumal tegi tööd tema vendade andeks andmise osas, et vendadele ta võiks andeks anda, sest kui ta oleks liiga vara läinud välja sellest, siis ta võib-olla oleks hakanud oma vendi hukka mõistma. Jumal ei oleks saanud teda valitsuspositsioonile tõsta, kui ta oleks oma vendadele hakanud kätte maksma. Sest Jumala plaan oli veel suurem, ta tahtis ühte rahvast, Iisraeli rahvast üles tõsta, kellest siis tuleb lepingurahvas. Ja selle lepinguga oleme meie täna seotud. Vaatake, kui suur on Jumala pilt, eks ole. Ta pidi veel 2 aastat lihvima Joosepit seal, et ta ka suudaks oma vendadele andeks anda ja teenima neid, keda ta ei armasta, kes talle haiget tegid. Ja näed, siin ta ütleb, et ta ütleb siis joogikallele, aga pea mind meeles, kui su käsi hästi käib ja tee mulle siis head ja tuleta mind Vaaraole meelde ja vii mind siit hoonest välja. Ja nüüd edasi, mis juhtus? Kui Vaarao näeb unenäod, siis see joogikallaja ütleb, aga seal vanglas on üks noor heebere mees, et tema seletab unenägusid. Ja me teame, mis unenäod need olid. Vaarao nägi siis 7 lahjat lehma ja 7 rammusat lehma ja siis oli seal veel üks unenägu, mis kinnitas seda, mis tähendas siis 7 külluse aastat ja 7 siis puuduse aastat või põua aastat, ikalduse aastat. Ja me teame seda, et Joosep toodi ühel päeval vanglast välja. No inimlikult ma kujutan ette, et ilmselt Joosep juba valmistus selleks kaitsekõneks või enda õigustuse kõneks, sest ilmselt Vaaro küsib, et kes sa oled ja mis on su taust ja heebrea mees. Aga Vaarod ei huvitanudki, Vaarod ei huvita sellised asjad. Tal ükskõik, kes sa oled. Ja Joosep seletas Vaaraole need unenäod. Ma natuke loen nendest ka ja siis ma hakkan vaikselt õpetama. Nii. Ta vastas Vaaraole, mitte mina, aga Jumal annab Vaaraole õige vastuse. Ja Vaaro jutustas Joosepile. Mu unenäos oli nõnda, vaata, ma seisin Niiluse jõe kaldal ja näe, jõest tõusis 7 lehma, lihavad liha poolest ja ilusad näha ja sõid roostikus. Ja vaata, teist 7 lehma tõusis nende järel väetid väga pahad näha ning lahjad liha poolest. Ei ole ma kogu Egiptuse maal näinud selliseid pahu. Ja lahjad ja pahad lehmad sõid ära need 7 esimest lihavat lehma. Ja need läksid nende kõhtu, aga ei olnud tundagi, et need olid läinud nende kõhtu ja nende välimus oli paha nagu ennegi ja siis märkasin üles. Ja vaata, siis ma nägin und, 7 viljapea tõusid ühest kõrrest, täis ja head.
ja vaata, 7 kuiva peenikest hommikutuulest kõrvetatud viljapead võrsus nende järel. Peenikesed viljapead neelasid ära need 7 head viljapead. Ma olen seda rääkinud oma ennustajaile, aga nad keegi ei oska seletada. Ja siis Joosep ütles Vaaraole. Vaara unenäod tähendavad ühte ja seda sama. Jumal on andnud Vaaraole teada, mida ta kavatseb teha. Väga julge mees, ta läheb Vaaraole, Egiptuse kuningale, kes teenivad ebajumalaid, rääkima oma jumalast. Hoolimata sellest, kuidas Vaarao sellele reageerib, ta ütleb, aga Jumal seletab ja minu Jumal seletab asjad ära sinu jaoks. Ta on julge. Nii. Jumal on Vaarole teada andnud, mida ta kavatseb teha. 7 head lehma on 7 aastat ja 7 head viljapead on 7 aastat. Unenägudel on sama tähendus. Et 7 lahjat ja paha lehma, kes tõusid nende järel, on 7 aastat ja 7 peenikest hommikutuulest kõrvetatud viljapead on 7 nälja aastat. Ja see ongi see asi, mis ma Vaaraole rääkisin, mida Jumal kavatseb teha. Vaata, tuleb 7 aastat, ta on prohvetlik hääl, kes annab nõu kuningale. See printsiip kehtib täna ka. See hakkab kehtima. Nii. Vaata, tuleb üks suur küllus kogu Egiptuse maal ja mäletate seda Rick Joyneri ennustust, mis ma teile ennem just rääkisin. Ja siin on see printsiip sees, et Jumal saab usaldada oma rahvale jõukuse, kui nad sellega õigesti ringi käivad. Nii. Aga neile järgneb 7 nälja aastat, mille Egiptuse maal ununeb. Kõik küllus ja näljahäda ulatub üle maa. Maal ei ole enam küllus tundagi nälja tõttu, mis tuleb selle järel, et see on väga kange. Ja kuna see unenägu on 2 korda kordunud, siis Jumal laseb sellel varsti sündida. Ja nüüd annab nõu. Ja nüüd Vaarao vaadaku välja üks mõistlik ja tark mees ja seadku Egiptuse maa üle. Kusjuures ta üldse ei mõelnud ennast. Ta ei sättinud ennast, et mina ju tean, võta mind, ma tean, kuidas asjad käivad. Ei, ta ütles, vali üks tark mees. Ta oli midagi õppinud nende perioodide jooksul, millest ta läbi läks. Ja ta ütles, Vaaro tehku nõnda, pangu ülevaatajad maale ja lasku Egiptuse maad maksta 5% neil 7 külluse aastal. Ja kogutagu kõik. No 5% see on 20%, eks ole, maksukohustust. No, tark mees, eks ju, tark mees. Ja 7 külluse aastal ja kogutagu kõik nende tulevaste heade asjade toidus ja varutagu vilja linnadesse Vaarao käe alla toiduseks ja säilitatagu seda. See vili olgu maale tagavaraks 7 nälja aastaks, mis tulevad Egiptuse maale, et maad ei tabaks nälja ajal hukatus. Tähendab, on aegu, millest on võimalik ellu jääda ja millest on võimalik läbi minna, kui targalt kasutada, eks ole, varustust. Ja Vaarao ütles nii, et aga kas me veel leiame sellise mehe, kelles on Jumala vaim? Ja ta ütles Joosepile, et Jumal on sulle kõike seda teada andnud, siis ei ole keegi ju nii mõistlik ja tark nagu sina. Ja sina peadki olema mu koja üle ja kogu mu rahvas suudelgu sind suu peale, ainult aujärje poolest tahan ma olla sinust suurem. Vaata, ma olen pannud su kogu Egiptuse maa üle. Vau! Orjast, alandusest, kõigest soosingust, orjast, vanglast, ta sai Egiptuse maa üle. Ta oli valmis seda kandma. Ja ma ei räägi nüüd, et meist nüüd valitsejad saaksid, aga see kutsumine, milleks sina oled kutsutud, ilmselt eeldab, et sina oled võimeline seda ala haldama ja juhtima täieliku vastutustundega, et see on Jumalalt saadud. Ükskõik kui väike või suur või milline on sinu kutsumine, iga kutsumine on tähtis, iga abikäsi on tähtis ja et sa seda haldaksid ja annaksid kogu au Jumalale, siis siin on see printsiip. Nii et Jumal ülendas Joosepi ja tänu sellele tuli ka nälg Iisraeli maale ja Iisraeli Jaakob, kes teadis, et ta poeg Joosep on surnud, saatis siis oma pojad Egiptuse maale leiba ostma.
ja siis nad tulid ja kummardasid ta ees. See on see, mida nad kartsid. Ja nad ei tundnud Joosepit ära, aga Joosep tundis nad ära. Miks? Sest nende vennad olid ikka samal tasemel. Aga Joosep oli läinud Jumalaga edasi. Kui sa lähed Jumalaga edasi, arendad ennast koos temaga, lähed läbi nendest etappidest, siis sa muutud. Ja need, kes on ikka samal tasemel, nad ei tunne ära seda Jumala võidmist sinus, nad peavad seda, ma ei tea, suuruse hullustuseks või mis iganes. Aga Jumal muudab ja nad ei tundnud Joosepit ära. Ja edasi te teate, kuidas läks. Joosep vaatas armastusega nende peale ja tuli hetk, kus ta, see on pikk lugu, te lugege ise seda 1. Moosese 41, 42, 43, lugege seda kodus, aga vaadake, kui mitu korda Joosep neid natuke kiusas ka, sest ta tahtis katsuda läbi, mis vendade südames nüüd on. Aga ka vennad olid selle aja jooksul midagi õppinud. Ka nemad olid näinud, kui raske oli nende isale Joosepi kaotus. Ja vahepeal oli sündinud ju Benjamin ka, see viimane poeg, 12. poeg. Ja kuidas siis lõpuks Joosep andis ennast vendadele tunda ja ta andis neile kõik andeks. Ja sellest tuli suur rahvas. Joosep kutsus oma vennad, kutsus oma isa elama Egiptusesse, pani nad Gooseni maakonda elama ja sellest kasvas Iisraeli rahvas. Nad paljunesid, nad kasvasid. Hiljem me teame, et nad tehti orjaks seal, aga neid oli väga palju. Ja lõpuks see uus vaarao, kes ei tundnud Joosepit, oli väga karm, oli väga kuri, suurendas Iisraeli rahva orjust, aga siis Jumal tõstis juba Moosese, kes siis päästis Iisraeli rahva ja tõi ta sinna maale, mida Jumal oli Abrahamile tõotanud. See on niisugune suur lugu, huvitav lugu Iisraeli rahvast. Ja mida ma nüüd veel siia lõpuks lisan, et vaata kui huvitav. Jumal on sind kutsunud ja tegelikult tundub, et seda kohta veel ei ole, milleks sind on kutsutud. Et seda kohta justkui ei ole, sa oled Kristuse jõus, sa oled koguduses, aga need annid, mis sul on, nende jaoks oleks vaja nagu teistsugust, mingi uut ust või mingit uut platvormi või uut olukorda. Aga nüüd ma toon näite jällegi siin lõpuks, et Jumal annab vastuse varem, kui küsimus tekib. Saad aru? Jumal annab, sa sünnid juba ja sinu käes on võtmed nende uste jaoks, mida veel ei ole. Kas sa saad aru? See on nüüd lõpuaegade kogudus, see ei ole tavaline. Me oleme harjunud, et kogudus on selline, kõik see 2000 aastat, nii on kogudus, ainult üks mudel. Aga Jumal muudab seda kogudust ja teeb selle uue veinilähkri koguduseks, kus asjad on natuke teistsugused. Ta venitab seda, ta muudab seda struktuuri paindlikumaks ja ta loob neid uksi, mille võtmed on sulle juba antud, aga need uksed alles avanevad, kas sa saad aru. See on väga julgustav, eks ole ju. Kujutad see ette, et see uks tuleb alles aastate pärast ehitatakse, mis on nende võtmete jaoks, mis sulle juba on antud. Nii et ja sa võid mõelda, et millal see olukord ükskord lõpeb, milles sa oled. Aga kui sa ei looda enam inimeste peale, tead, ta lõpeb siis, kui ta lõpeb ja Jumal lõpetab niikuinii selle olukorra, mis on sulle ahistuseks või kitsikus, ühel päeval see lõpeb ära. Lase lihtsalt lahti ja anna aega, sest on ootuse aeg, mil keegi ei ütle sulle, millal see lõpeb, aga Jumal teab, millal see lõpeb. Ja me peame nagu ka oma uut põlvkonda ja noori selles mõttes õpetama ja tihtipeale prohvetlikul teenistusel ja prohvetitel on raske ja nad ei ole nii tunnustatud, kuna neil on võtmed juba põlvkonna jaoks, keda veel ei ole. Ja see on nagu võõrastav natukene, aga see asi muutub. See asi muutub. Jumal annab tasu neile, kes sõltuvad täielikult Jumalast. Ja nagu Joosep, ta ei teinud ise otsuseid, vaid tema eest tehti otsus.
ja tema ei otsustanud seda aega, millal ta olukorrast väljub. Võtmed enne, kui uks oli, eks ole. Olukord küpses Joosepi jaoks. Sinu jaoks olukord küpseb. Olukord küpseb sinu jaoks. Veel natuke kannatust, eks? Ja siis Jumal paneb sind kohale, kust inimesed ei saa sind kõigutada. Mõnikord nad küsivad, kes see niisugune, mis sõna, kes ta niisugune on, et üldse julgeb siin sotsiaalmeedias midagi korrigeerida või rääkida. Aga võib-olla see on mitte keegi, aga keegi ei saa teda paigast kõigutada, sest Jumal on ta sinna pannud. Ükski inimene, ükski struktuur ei saa sind maha kiskuda sealt, kuhu Jumal sind on pannud. Ja see ei ole alati seotud ainult kogudusega. See on seotud selle maailmaga, kuhu me oleme pandud elama sellel ajal. Ja ma väga loodan ja palun ja usun seda, et see sõnum kõnetas sind täna. Ja sa võid seda järgi kuulata, võib-olla sa püüad siit veel midagi, aga ma soovin, et see kinnitab sind praegu sellel teekonnal, kus sa oled. Ja et see ei ole kõik, mida sa praegu teed, see on alles algus. Ja sinu unistused, kui sa oled öelnud, et ma nii tahaks seda, aga kuidas seda saada, mul veel ei ole. See tuleb ja see on juba valmis pandud. Nii et Jumal väga õnnistagu teid ja ma tõesti südamest palun, et see kannaks vilja. Meil on huvitavad ajad ees. Amen. Amen.